Ma ei teagi, kus see armastuse algust lugema hakata, aga ma lapsena joonistasin väga palju ka sellest ajast, kui ma ise ennast ei mäleta. Mu vanemad seda mäletasid ja mu ema oli väga kunstilembeline. Et sealt on tulnud mingisugune armastuse alge. Kui klassikalistel kunstinäitustel on tihtipeale välja pandud ühe kunstniku teosed, siis siin on eripäraks see, et siin saab tutvuda Eesti klassikute, aga ka noorema põlvkonna kunstnike teostega. Reigo kunstikogusse kuulub ligi 700 kunstiteost. Näitusel on välja pandud ligi 81. Tegelikult me näeme sellel näitusel vaid murdosa, aga ma loodan, et sellist murdosa, mis lööb vaatajal ikkagi hambad välja. Mille järgi te siis valisite, et mis need hambad välja lööb? Kunstikoguja saab üldiselt oma elus Eesti Kunstimuuseumis ühe näituse. Mis tähendab, et see näitus peaks kuidagi esindama tema kogu, tema maitset, seda, mida ta oluliseks peab ja seda, mis teda sunnib tegelikult sellele hullumeelsusele, mis on kunsti kogumine. Reigo Kuivjõgi puhul me räägime siis suurtest formaatidest, huumorist. Kui inimesed teaksid, miks mõni haigus nendele kallale tuleb, siis oleks üsna hea, et ma ka täpselt ei tea, miks see sõltuvus mind üles leidis. Aga kui inimesel või kellel peab mõni sõltuvus olema, siis ma olen vähemalt õnnelik, et mul see kunstisõltuvus. Seekordse näituse pealkirjaks ongi kunstisõltuvus. Siin näitusel on kunstiteosed tõesti igale poole välja pandud ja isegi vetsust tulles saab kunsti nautida. Ja tegelikult kunstikoguja vaatamine on natuke selline inimese sisse hinge piilumine, sellepärast, et kunstivalikute kaudu peegeldub inimese maailmavade, ka elukutse või siis esteetilised ja sellised väärtused, et see on inimese avastamine. Reigo Kuivjõgi kogumise fookus on küll ajas muutunud, kuid üks järjepidev suund on püsinud, nimelt Eesti kesksus. Eks Eesti kunst on muutunud aina paremaks, aina huvitavamaks. Kui Eesti kunstiga Johan Köhler alustas, siis oli tegu ainult akadeemilise ettevõtmisega, aga nagu te siin näete, siis see diapasoon ulatub neopopist puhta kontseptualismini. Me näeme, antud näitusel me näeme Eesti maalikunsti tohutu tugevalt esindatusega ja täies elujõus, kuid Eesti kunst on elujõuline ja mitmepalgeline kõikidel lainetel. Kui uuem põlvkond kogujaid või ostjaid, neid kütkestab hoopis teistsugune esteetika kui see, mida kütkestas võib-olla nende vanemaid või vanavanemaid. Ehk iga põlvkond kunstnikke elabki täpselt nii hästi, kui suur on nende põlvkonna kunstiostjate või kogujate armastus. Kuidas siis tänapäeva kunstnikud elavad? Mulle tundub, et praegu on Eesti kunstist läbi aegade kõige parem aeg. Et noored kunstnikud saavad üsna kiiresti nagu tuntuse ja nähtavuseni. Vanemad kunstnikud elavad täitsa nagu stabiilset heaolu elu. Kõigi vanemate ja uuemate Eesti kunstnike teostega saab Tallinnas Mikkeli muuseumis tutvuda juba homsest.